Rongile ei meeldi trellid, karskele ei meeldi viin, arstile ei meeldi haiged ja haigele ei meeldi piin. Harju maakohus karistas Vilbiksit tänavu jaanuaris 6 kuu pikkuse vangistusega, mida lühimenetluse tõttu vähendati 1/3 võrra. Kohus määras vanglas kandmisele 1 kuu ning määras karistuse ülejäänud osa ehk 3 kuud tingimisi 1,5-aastase katseajaga. Vilbiks otsusega ei nõustunud ja kaebas edasi. Tallinna ringkonnakohus jättis kohtuotsuse muutmata. Eerika ja Lii, see oli kõik jama. Nad mustasid mind nii maha, niisugune julm kohtlemist seal majas ei ole absoluutselt. See tunnistajate värk oli, kõik oli vale, aga ma ei viitsid seal kohtus hakata lihtsalt vaidlema. Ja mis ta tegi saunas, kurat, 3 mehega keppisid seal, kurat, võtaks. Nad niuke on tunnistaja, ma oleks parem pääskile prügimäelt võtnud mõne tunnistaja. Harju maakohus mõistis koos Vilbiksiga süüdi ka tema sulase Aleksandr Brantsevi. Mees kohtuotsust ei vaidlustanud, paraku türmida ei jõudnud, sest ootamatu terviserike viis mehe hauda. Valesti sai ainult see, et koer tõmbas tagasi, rohkem mitte midagi maha oleks löönud, kohe niikuinii jõudnud. Nööri ette. Jah. Aga nüüd järgmise korraga oled targem lihtsalt? Jah, olen targem, jah. Koera äpardunud tapmiskatse eest reaalselt vangi mõistetud Harjumaa talunik Fridel Vilbiks kaebas oma süüdimõistmise nüüd juba Riigikohtusse ja nõudis karistuse tühistamist. Selle koera oleks pidanud üles pooma pillikeeltega nagu Hitler poos oma vihavaenlased. Süüdistuse järgi üritasid Vilbiks ja tema sulane Brantsev mullu 15. juunil Harjumaal Anija vallas eriti julmal viisil hukata talu valvanud segaverelise koera. Vilbiks andis tapmiskäsu Brantsevile, kes sidus looma nööriga kuuri seina külge. Seejärel üritas sulane koeral kirvega pead maha lüüa. Hukkamine ebaõnnestus, sest korduvad kirvehoobid lõhkusid koera kaelas olnud nööri ning haavatud loom jooksis minema. Talumeeste äpardunud hukkamiskava jõudis loomakaitsjate kaudu ka politseini. Meeste suhtes käivitati kriminaaluurimine, mis päädis nende süüdimõistmisega kohtus. Vaatamata sellele, et Vilbiks nõudis karistuse tühistamist, leidis ka Riigikohus, et mehe süü on tõendatud ja otsustas taotluse tagastada. Fridel Vilbiks on seega esimene inimene Eestis, kellele loomapiinamise eest ka reaalne vanglakaristus mõisteti. Kalli sõõre, arma sõõre, lunasta mind välja. Ma lunastan, kui mul ei ole raha!